ja mingi jaanuarikuu jooksul vist esimene õhtu nagu, kus ma lihtsalt mingi chill ja lähen lihtsalt hängin mingi sõpradega. Mis siis on? See on kõige põnevam asi. See on... Meil on siuke probleem, et nagu kappides pole ruumi lihtsalt, et... Hea vallas. Jalad said ikka suht killitud nüüd praegu ja jah, päris raske oli, aga mõnus. Ja nüüd pessu ja siis mul on üks näoüritus. Tšau sõbrad! Ma olen see nädal lihtsalt nii vähe vloginud, sest lihtsalt kuidagi kogu aeg läheb meelest. Kuigi tegelikult ega ei ole väga midagi isegi toimunud ka, suht palju lihtsalt mingit tööd teinud. Trennis käinud. 2 veebiseminari tegin ja nõoüritus oli. Ehk siis nõo lihatööstust, meil on FitLapiga on ju koostöö nendega. Nad on hästi, ma ei tea, suur tugev koostööpartner meil ja siis nemad esitlesid siis nii-öelda tulevase grillhooaja tooteid. Ehk siis igasugused, ongi grillimise tooted, on igasugused vorstikesed, erinevad lihad on ju, igasugu selliseid ägedaid tooteid, mis nüüd siis kevad-suvi tulevad müüki. Ehk siis see oli veel eile ja nüüd ongi juba käes reede ja ma teen endale veits meikisin igal juhul ja siis ma mõtlesin, ma kiiresti nagu kuidagi räägin. Et täna mul on plaanis filmida igast videosid veel, mul on järgmine nädal tulemas üks kursus, kus ma räägin manifesteerimisest, manifesteerimispraktikatest ja kuidas need mind on aidanud näiteks, ma ei ole siin üldse rääkinudki sellest, aga jah, ma tegelikult olen ka selline manifesteerimisega tegelenud, et mis tegelenud, manifesteerimise siuke väga tugev uskuja siis või kuidas me ütleme ja aastaid juba kuskil 4 aastat tagasi mind hakkasid need teemad huvitama ja nüüd ma siis teen lõpuks ühe kursuse, kus ma räägin kõikidest nendest praktikatest, mida mina olen kasutanud, mis mind on aidanud, kuidas mina olen läbi manifesteerimise saavutanud mingeid asju, tulemusi on ju, mis iganes eesmärke, mis mul on kas või spordivaldkonnas, mingi kodu ostmise teemad on ju, mingid rahateemad, mingid ettevõtlusteemad, ma ei tea, mingid suhete teemad on ju ja ehk siis ja nüüd ma siis jagan ühel kursusel kõike seda, mida ma ise olen enda elusse kuidagi rakendanud ja mis mind on toonud siia, kus ma omadega olen. Aga igal juhul see hakkab järgmine nädal mul. Ja ma ei tea, kui siin peaks olema keegi huviline. Ma panen siia alla lingi. See loog läheb üles vist küll pühapäeval, ehk siis see on põhimõtteliselt juba nagu esmaspäev hakkab pihta, aga saab ju ka nagu pühapäeva õhtul vabalt liituda veel ja tegelikult saab esmaspäeval ka liituda ja saan kohe nagu, saab ju kohe materjalide ligipääsu ja saab ilusti alustada ka näiteks siis. Ehk siis, jah, ma panen siia selle kursuse lehe lingi. See tegelikult on üliäge kursus ja see on mega odav praegu. Ma panin 35 € selle hinnaks ja see on 10-päevane kursus. Ja ma räägin nagu väga palju reaalselt, päriselt praktilised asjad, mis mind on nagu nii palju aitanud ja toetanud. Ehk siis see hind tegelikult, ma ütlen, on nagu suht naeruväärne isegi ma ütleks. Pluss ma teen seal ühe visualiseerimise workshopi. Ehk siis ma olen ise nagu kunagi ostnud ja maksnud nagu visualiseerimise workshopidest palju suurema summa, kui praegu kogu kursus kokku maksab. Ehk nagu jah, tegelikult seal on nagu üli palju väärtust, kuna ma teen sellist 10-päevast kursust esimest korda, siis ma mõtlesin, et okei, et ma panen siukse hea sootsa hinna, et saaksid inimesed kindlasti liituda, et kuidagi ei jääks hinna taha see. Ehk siis ma panen selle lingi siia üles, kui kedagi peaks huvitama. Aga täna ma siis teen need videod ära ja õhtul ma lähen sünnipäevale, mul on Annabelli sünnipäev. Ja selline ongi põhimõtteliselt tänase päevaplaan. Nii, ma sain täna siis päeval oma need kõik videod filmitud, mis mul oli plaanis. Ja nüüd ma siis liigun Annabelli sünnipäevale. Ja täna reaalselt ma olen mingi, ma ei tea, kui palju lihtsalt järjest kogu aeg teinud tööd, üli palju toimetanud.
ja mingi jaanuarikuu jooksul vist esimene õhtu nagu, kus ma lihtsalt mingi chill ja lähen lihtsalt hängin mingi sõpradega, chillin ja jah, põhimõtteliselt on praegu nagu jaanuar siuke väga hustle grind kuu olnud, nii et tegelikult on mõnus. Ma ei ole vist jaanuarikuus ühtegi sõpra näinud. Jaanuarikuus mina ka ei ole siiamaani, ma arvan. Ühtegi inimest jah. Ehk siis jah, tegelikult nagu väga mõnus minna, lihtsalt veitsa hängida, chillida, jutustada natukene siuke tähistada Annabeli sünnipäeva. Nii et jah, ma ei tea, ma ootan, kas ma siin all kuidagi jõuan, saan viitsi midagi filmida. Eks näis, aga praegu let's go. Pipermindi karamelli, midagi, magusat jama. Kohvilaen, topelt espresso. Ära kohvi võtta õhtul. Ei võta, lõin välja. Võta kakao, et? Jaa, aga kas ma võtan topelt kakao või piima kakao? No, mina võtsin tavalist. Ma võtan tavalist. No siis võta. Oota, ma vaatan. See on pipermindi. Võtan ka pipermindi siis. Algus vaata see sugar maha, vaata. Ja suhkust ei taha. No nii. Kuidas ma siis, oota. Tõmba mul see sall maha. Tõmba mul sall maha. Wow. Täpselt nii, nagu ma mäletasin. Kunagi Circle'ist, Circle K-st võtsin. Piparmindi kakao, et see oli päris hea. Aga see oli ka aastaid tagasi. Ükskord otsime ju veel sellest siuksest putkast, vaata, kui me jalutasime seal. Umbes samasugune putka. Yes. Näed, esitage. Noh, laadna. Mis sa võtsid siis? Ma võtsin sama. Sama. Nii põnev. No jaa, ma nagu mingi piimakakao, ma ei taha mingi piimakakaod. No tavalist. Noh, nüüd tuleb pipermindiga. Pane keefir ära. Kui sa keefirit tood, siis inimesed saavad kohe aru, et sul on pahmakas. Ei ole. Pane ära see keefir. No nii, Peritil on siin nädala jooksul paar pakki kohale jõudnud ja nüüd käisime järel. Jalutasime 3 paki automaati, 3 pakki, 1,5 tundi. Erinevad kohad, kõik pakid olid erinevates keskustes. Ja siis käisime veel Prismas ka. Mul on varbad nii jääs, nii külm on väljas. Ebareaalne kui külm on väljas. Vahepeal jooksime, et sooja saada. Ühesõnaga. Leib. Seda mul ei toodud. Piima ka ei saadud. Pakiga, aga. Kreeka jogurti ostsime ka ise. Me ostsime tegelikult kusjuures Kreeka jogurtit ja seda küpsiseid. Me tahame proovida seda populaarset Jaapani magustoitu, mis on, aga me ostsime mingid nagu... Täna teema või? Jaa. Keefir siin. Nii piinlik. Aga mingid nende heltide või noh, küpsistega, suhkruvabad mingid küpsised, ma ei tea. No, ma kardan, et ta ei tule sama, aga no vahet ei ole. Ühesõnaga proovime. Jagame seda pärast. 2 pakki on nagu, mis nagu me vist enam-vähem teame, mis on, aga 3. pakk, sa ei tea, mis on. Ma ei tea, jah. Ühte on 100%, ma tean, teine ilmselt ja 3. ma ei tea üldse. See on see, mida ma ei tea. Teeme lahti, jah. Ma tõesti ei tea. Mingi riide ise nagu oleks. Riide, jah. Mingi pehme. Mis need riided saab? Mis on? Mis siis on? Oota. Ma tegin endal tellimuse. Üks asi tuli enda. Ja tuli üks asi. Sa tuled erinevate pakkidega. Shane'ist mingi särk. Ma tellisin Shane'ist endale mõnded asjad. Ma saan viha vaata tegelikult Shane'it. No upsi, mina vahepeal tellin, tunnistan. I'm sorry. Kes viha saadab? Ei, et noh, Shane vaata ja kui ei ole väga nagu... Mingi inimsõbralik või? Ja, mis asi ei ole inimsõbralik või? Ühesõnaga, aga mis asi see on nüüd see siuke särk või? Siukse särgi tellisin või? Nagu normaalselt riidud, sa teed mingi siukse, mingi laudasärgi endale. Laudasärgi, võib-olla ma sätin selle omale ilusti selga ära. Ühesõnaga, okei, mega veider igal juhul, mulle tuli üks särk ära. Vaatame, mis tuleb teiste pakkidega hiljem. No nii, raske kott. Raske kats. See käären tegelikult vaja, minuga.
no ma toon siis. Vaata kui lahedad asjad. Tõesti lahedad, nii värvilised. Meil on siin pikotsink. Vaata kui kaugel need on. Pikotsink. Vaata kui nagu jama valgus siin üldse. Miks me nii tobeda valgusel seda asja teeme? See ei ole mingi nurken, sa oled nii jõudne lihtsalt. Nii käi. Mida me teha saan? Mida sa tahad ma teeks? Las ta jääda praegu. Ühesõnaga vedelt tsink. Ja siis on Realine. see on B-vitamiini kompleks peaks olema. Jah. B-vitamiine. Need on tabladena. Jälle raske sõna. Kaalium. Kus sa kaalium meile loetsid? No ma tean lihtsalt, et see on kaalium. Kaalium, vedel kaalium. Ivar soovitas, noh. Ivar Usaldan Ivarit. Aitäh Ivar soovitamast. See on kõige põnevam asi. See on lotion, jah. Magneesiumi kreem siis. Määrida kehale magneesiumi kreemi ja siis see nagu peaks ravima magneesium vaata, muidu vedelikuna on ju sööme meie seest poolt, aga magneesium võib aidata ka jah, kui sul on nagu kreemid, saad peale kreemitada näiteks mingite asjade, kui sul on, ma ei tea, võib-olla isegi võib aidata alla mingi vigastuste puhul ja valude korral mingite, ma tean, kui sul on kõhu näiteks need krambid, vaata, kui on nagu mingi päevadega seoses, siis kõhu peale kreemi pannes, siis võib ka hakata parem. Kuskilt kuulsin, et kui sul on nagu väike beebi, siis tal on nagu mingi puhitused, siis määrid seda kreemi kõhu peale, siis puhitused kaob ära. Jah, see oli ka. Ühesõnaga, et nüüd on siukene siis see kreemikene, siis saame seda katsutada. Kas see oli selle selja peale ka või? Jah, sa võid seda selja peale ka võima määrida. Või mina muidugi kasutan neid asju. Mina sain need asju. Jah, saan määrida. Sina osta endale, kui sa tahad ise. Sul ikka nii veab. Ei, mina ei kasutan. Ja viimane jälle sellest Kondamast, siis valgupulber, vaniljemaitseline. See pidi olema nagu, seal on sees, anna korraks käpelt mulle. Siin on need on ju kiudained ja pidi olema üldse mingi amino, või oota. Jah, kõik 21 aminohapet näete. Ja siis mingisugused asjad veel. Ühesõnaga pidi olema ka mingi väga hea pulber, nii et katsutame siis seda ka. Ilmselt jälle kõige parem pulber maailmas. Ja viimane kast on siin. Need on, jah. Ma väga excited neid kõiki kasutama, tõenäoliselt, sest et ma tegelikult nagu väga usun nendesse, oleme näinud nende teiste toodete pealt, et need toimivad. Nii et ma olen väga excited kreemi kasutama ja neid kõiki teisi asju ka. Me oleme nagu nii lihtsalt varsti ainult tervist ja tervisest pakatuvad. Ratskast. Ähvardab, et on siin klaasi sees. Ma arvan, et see on selle Shroomwelli pakk. Ühesõnaga, need on koostöö asjad siin, ma pean ütlema ka selles mõttes, et seepärast ma olen natukene nagu segadsus täpselt. Vau, nii äge! Shroomwell on siis selline asi, kes siis erinevatest seentest siis, ongi mingisugused, teevad need siuksed vedelikud, mingid tilgakesed on ju, mingid joogid, asjad. Et siin me vaatasime koos. Jah, seda ma küsisingi, et kas sa oled näinud see fookuse jook. Et pidi väga hea kofeiinivaba olema on ju, aga mis meie siin vaatasimegi on, see lõvilakk on üks, see seen on ju ja too on siis siuke, mis fookust, keskendumist on ju, aitab parandada, mis ajutööle aitab kaasa ja siis on siin see korditseps ka. See lõvilakk on see jook või? Ei, lõvilakk on see, mida siin nendes toodetes sees on. Siin on seda sees ja seda on sees siin selles Sleepwellis vist ei ole, Sleepwell on eraldi. Brain and Focus kindlasti, see on selle lõvilakaga. See on ülilahe, see on see spray, by the way. See on ka vist spray ja siin on pandud, ma ei mäleta, vaatame kohe, mis seen siin on. Kas parema une jaoks mingi asi? See on une jaoks, jah. Niimoodi, et, aga seda lased nüüd keele peale ja siis sul tuleb, saad nagu parem uni tuleb.
ja siis on spray, millega siis on see on Brain Focus. fookus ja ajutöö parem. See on selle lõvilaka oma, siis too Just on nagu, need on siuksed Lion's Mane. Siuksed ägedad pudelikesed ja saate endale 23 kraadi alkoholi on siin sees. Siis on... 23 mulle. Ma pole ju joonuaris joonud, ma ei saa juua seda. Siin on need. Siis on. See on, anna pealt siis, no mida sa küsid, loe või anna minu kätte. Näed, see on Cordyceps. Cordyceps on siis see, mis treeningule aitab kaasa. Treening selle jõule, vastupidavusele on ju. Ja jah, treeningu tuhjaks. Ja sellega see on selle pipetiga vaata, see tilgutada. Seda vist on mingi saad endale panna näiteks kuskile. Jälle 23 kraadi alkoholi. Joogi sisse. Sellega ju... Sa paned seda mingi ühe tilga. Tungis kohe. Jälle mingi rasked sõnad, ma ei saa aru. Lion's Mane, see ongi see lõvilakk. See on ka siis selle, nagu lihtsalt on vaata, selles mõttes need toimeained põhimõtteliselt peaks olema samad. Need on lihtsalt üks on vaata tilkadena, paned endale kuskile ja seda nagu on nagu, saad lasta kuskile endale suu peale. Et see ei ole see, et sa kogu aeg mingi hommikust õhtuni lased. Siin on mingi... Ja siis on jah see uneomali. Immuunsusshotid. See on Chagaseen ka jah. Ja see ongi siis immuunsuse ja sukse üldise tervise tugevdamiseks nii-öelda. Ja need on jah. Koroona külge hakkaks sinna. Noh jah. Hani. Mustsõstraga. Siit kohe lahti ja siis niimoodi saad... See on mesi... Nagu imed sisse. Nii, ühesõnaga. Ma olen väga excited ausalt öeldes neid asju proovima. See on nii lahe mõnest. Ma ei tea, ma olen elu excited. Aga teeme seda Kreeka juurde. Neid tilke ja sleepvelle kõik asju. Teeme seda Kreeka juurde, lõks näitame, kui hea see tuleb. Ja, aga seda me saame näidata alles homme, kui hea ta tuleb. Miks? Sest sa teed selle valmis, tuleb seisma. Ei. Te olete reaalselt näinud või no muidugi peabki see point on, sa seisab paned tundideks ta külmkappi seisma. See käibki niimoodi. Teeme ühe nagu kohe. Ei, sa ei saa. Ma ei viitsi oodata. See ei käi niimoodi, see ongi järgmise päeva söök on see. Mulle ei meeldi asju, mis saab homme. Miks ta peaks tegema süüa, mis saab homme valmis? Sellepärast, et see on maailma kõige populaarsem retsept praegu. Ja ma näeb, et siin proovime ka, siis ma olin influenced. Meil on siuke probleem, et nagu kappides pole ruumi lihtsalt, et tahaks, et vitamiinid kuhu kapp ära panna, aga pole ruumi. Sa vaata, kui haige praegu on. Vitamiinid, toidulisandid, vitamiinid. Seal üleval need valged karbid on kõik need elektrolüüdid, vitamiinid seal taga, energiakeelid, need on kõik. Siin on need trenni shakerite topsid. Siin on vitamiinid, PCA-d, kreatiinid, pudrud. Et nagu kuhu me paneme. Vaata, mis seal MSM-i taga ka on. Seal on veel mingid need ju. Seal on veel need 365 elektrolüüdid või proteiinipulbrid, ühed neist. Pulbrid, ma arvan, jah. Aga kuidas me saame nagu ruumi siia, mis süsteemiga? No siin on meil, me ei hakka näitama kõik, aga nagu ei ole ruumides kuhugi. Nii pime on ka, kas te näete, kui haige ma pean reaalselt välguga praegu filmima, sest meil ei olegi õigest lampi nagu. Siin on nii pime. Ma arvan, me peame kolima uue köögi ostma. Arvad, jah? Ma arvan, me peame. Davai. Meil ei mahu. Ma mõtlen, kuhu mida teha. Samas neid asju ei ole elus vaja. Meil on 2 inimest, 2 shakerit on vaja. Meil on siin mingi 15. Ei ole, minu kastun päevas 2. No siis on 3 vaja. No, siin on mingi 1 seisab ja siia mahtu. Nii palju nüüd shakerid ka. Ei no ühesõnaga, seal on vaja mingid asjad veel kuidagi nüüd välja mõelda ja ära kuidagi jagada. Nii, vabandan selle jõubeda valgusest, aga ma nüüd proovin teha siis ühesõnaga panen siia Kreeka jogurti sisse need küpsisekesed. Praegu minu arust see Jaapani toorjuustu magustoit vist öeldakse, kui siin ei ole isegi toorjuust, aga ta öeldakse nagu see maitseb mingi toorjuustu kook on ju. Ühesõnaga lihtsalt Kreeka jogurti sisse peab pista mõned need küpsisekesed ja siis jätta mingi ööseks külmkappi. Ja mina koristan seda suurt kappi siit. Seal on hästi palju kilekotte lihtsalt. Ja nagu ma leidsin kuskilt kappi ühest mingi suure poti. Nagu polnud aimu kätt, meil siuke asi on. Seda oleks nagu megalt kindlalt kunagi olnud vaja, kui oleks teadnud, et see kapis on.
me oleme kasutanud neid väikseid potte, noh. nii. ma jah, tõesti ei mäletanud ka, et siuke pott mul siin on. Aga põhimõtteliselt mega kiire ja lihtne asi. Mida teha? Meil on mingid sellised. Ma hakkangi neid teile õhtul ühtes kappi peksma sinna alla. Neid... Pudeleid äkki või? No pudelid ja nagu need, no need käsin kõige kappi põhja. No pane. Ühesõnaga siuke zero sugar free fibre biscuits. Ma ise kardan, et kuna ta ei ole päris nagu selle suhkruga, siis ta ei tule kindlasti selle maitsega, mis ta võib-olla võiks tulla. Aga ma ikkagi proovin. Sest et ausalt öeldes jah, tahaks nagu proovida siukses heltimas variandis. See kapp on nagu... Lükkame küpsised sisse. Ei hakka segama seda. Ma mingi räägin oma küpsistest siin, on ju. Ja siis sa räägid oma kapi jutte. Aga sa võid rääkida praegu, ma panen küpsised. Ma ei tea, palju neid panema peab. Tegelikult väga palju vist ka ei pea või? Või mida rohkem, seda uhkem või? Ühesõnaga. Lihtsalt siukene. Paned ilusti küpsised surud siagrega ja kordi sisse. Nüüd sa läheb külmkappi ja nüüd siis ootame. Aga vaadake, see on minu lemmik splashi maitse. Mango mandariini. Kuule, paar shakerit viskame kindlalt ära. Come on. Okei, kohe vaatame. No nii, kui keegi juhuslikult küsis kaugel ma omadega olen, siis ma olen siin. Kapid enam-vähem tühjad. Need lähevad siis kõik siin alla, nurka surun. Ja vitamiine hakkan sinna peksma. Oot, sa näid, ma ei jõua liikudagi. Ja vitamiinid lähevad sinna alla. Sinna peksma vitamiine, mida kasutame iga päev. Ja ülemiselt riiulid on nüüd vabad. Et on vähe hingamisruumi, no. Ja kõik need, mis siin maas on, väga palju läheb prügikasti. Ja siin on mingi... Kõik see... Potid võiks valles jätta. Aga jah, need kotid lähevad prügikasti, no. Pudelid ka, mõned lähevad prügikasti. No vaatame. Need lähevad prügikasti? No vaatame. Need lähevad? No, mõtleme. Küll. See haige viskab pudelit. See läheb minema. Ken nuusutas seda pudelit. Need on lihtsalt nii. Reaalselt nuusuta ja ütle, et see läheb prügikasti. Aga ma filmin. No kui hull ta ikka on? Oo, mis siin sees on? Nuusuta. Jääb alles või? See läheb prügikasti. Mis ka prügikasti? Issa, kui räme see oli tõest! Mis on sees on olnud? Oh my god! Mis on sees on olnud? Miks sa sinna sisse on jäetud? Miks ta pole enam sees? No ta on idus, aga nagu... Kas ka oluline meie ellu? Ei, on. See pane kohe tagasi. Kõik alles. See on fresh and tudikas. Siia pole kunagi vette sisse pandud. Need tegib küsimus, kas on vaja ikka. Jaa, on. Seda on kindlasti, mul kunagi kindlasti üks kord läheb täpselt seda sama pudelit vaja. Prügi. Jõudne, ära viskame. Oi, oota, meil on kilekotte vaja, me ei viska kilekotte ära. No need on ju... Kilekotte tuleb tarvis, see on väike kingikott. Nii. Kuidas see... No ei ole vaja, noh. Äkki ikka on. See viskab Fit läheb meie kotti ära! Ma ei saa visata, Rene vaatab pidanud. Ei viska. Nii, ma näitan, mis sai lõpuks asjadest. Kapid on kõvasti tühjemad. Näed, laks tühi. Tegelikult on ka natuke tühi. Siin on loogiliselt. Ja kõik, mis on vaja. Vaata, et see siia alla näita. Neid maitseid ei tohi näha, need on uued tooted salaja. Kõik, mida pole vaja, laks taha nurka. Ja sinna nad jäävad väga pikaks ajaks. Hüvasti asjad. Hei, Pau! Vaadake, kui ilus ilm on lihtsalt. Kuidas päike särab sisse. Igal juhul täna on pühapäev ja ma tulin praegu Luminescence'isse, sest et
ma hakkan Luminescence'i kontol tootma nüüd sisu. Selline uus huvitav informatsioon, uudis. Ühesõnaga see nädal juhtus selline asi, et me saime sinna kokkuleppele ja nüüd ma siis hakkan Luminescence on siis siuksed need spordiriided on ju, siuksed naiste komplektid ägedad, naised kindlasti on näinud igasugused retuusid ja praad ja siuksed ägedad komplektid. Ja nüüd ma hakkan siis nendele sisu tootma, videosid tegema. Nii et ma praegu tulin siia, ma olen sinna filmima ja siis pärast vanaema juurde. Ja siis ma lähen veel Selverisse filmima, mul on vaja Selveris teha ühed klipikesed, need on siis FitLapi jaoks. Ja siis vaatame, mis saab veel õhtul. Nii et siuke veidi natuke töökas, natukene chill päev ka. Sest nii mõnus kuidagi ilm on. Vot, aga tegudele. Seda ka, mul on siin see fookusike kaasas, ma täna maitsesin selle ära, mis mulle siis saadeti Shroomeli poolt ja see maitseb päris hästi, ta on üsna nagu mesine, aga muidu on täitsa hea. Ainuke asi on sellega see, et kuna ma ikkagi on ju pean oma kalorite arvestust ja jälgin selles mõttes väga täpselt, et siis siin kalorid on ju sees, eks ma pean neid ka endale sisse kandma, sest mulle tegelikult nagu ma pigem väldin jooke, kus on nagu kalorid, ma olen siuke veeinimene üldiselt, et jah, see on nagu siuke ainuke väike miinus minu jaoks, aga muidu väga mõnus ja vaatame siis, kui fookust ma nüüd olen, kui ma lähen sinna neid videosid filmima ja tegema. Aga jah, muidu täitsa maitselt, täitsa maitse. No nii, pühapäev hakkab otsa saama. Mis ma oskan öelda? Berit ütles siin viimases klipis, et natuke töökas, natuke chill päev. Tegelikult tuli välja, et tema on terve päev tööd teinud, on vanaema juures korraks hingas, mina olen pool päeva monteerinud. Et ei olnud see pühapäev midagi nii väga chill. Aga aitäh, et vlogi vaatasite, aitäh, et võtsite selle aja ja meile andsite. Pane like, pane suub, pane komment. No sul on siin mingi 1 valgus, 2 valgust. Palju sul valgused taha? Ma olen siin udus. No. Aitäh vaatamast, like, suub, komment. Järgmise pühapäeva nii.